Joo rahvas, siin Ralf. Tänases Vlogmassi episoodis mina ja mu lähedased ja mu sõbrad jagame teile erinevaid kingi-ideid. Kui teil ei ole jõulukingid veel ostetud, siis siit videost saate ideid. Enne kui video algab, kindlasti smashige like buttonit. Täiesti crazy. Peaaegu pool Vlogmassi on juba läbi. See on haige hassel olnud. Minu kui sõbra, poissõbra ja venna kingisoovid on siis järgnevad. Võib-olla siis mitte isegi soovid, vaid soovitused, et mida võiks kinkida, mis oleksid lahedad. Kuna näiteks mulle meeldivad väga postrid, mulle meeldib siuke kinoteema ja värki-särki, siis postrid on alati lahedad ideed, olgu nendeks siis venna, poissõbra või sõbra, lemmikartisti postrid, mingisugused lemmikfilmi postrid ja nii edasi ja nii edasi. Need on alati lahedad, pluss neid saab mingi Temust või ükspuha kust väga odavalt, need on üldiselt mingi 8 €. Üks väga lahe asi on siuke veits teistsugune vaip, mitte siis suur tavaline mingi pehme, valge või hall, mis iganes vaip, vaid a la mingisugune sneakeri kujuga vaip või ma ei tea, rahakujuga vaip või midagi sellist, mis sobiks siis tema ehk siis minu tuppa. Neid vaipasid üldiselt vist saab mingi Amazonist ja siukestest kohtadest, et peab lihtsalt veits uurima ja vaatama turgu. Etsy, võib-olla Etsyst saab ka, sest et seal tehakse mingi homemade, ise tehakse ja värki-särki. Lõhnaõlid on must have. Lõhnaõlisid on väga lihtne osta ka selles suhtes, et lähed lihtsalt mingi lõhnapoodi, muustad, meeldib, davai. Ja no sokid, obviously sokid. Aga sokid on nii basic, sokke on alati vaja, et sokke on hea kink. Aga riiete poolest ülikõva minu arust saada jõuludel a la mingi, ma ei tea, Nike T-särk, Championi pusa või ma ei tea, Nike nokas või mingi Dickies nokas või midagi sellist. Sellised on ka siuksed, need on nagu väga lihtsad, aga noh, sa ilmselgelt kannad neid, et väga lihtne on kinkida siukest. Pluss üldiselt need sobivad kõigega. Ja viimane asi minu poolt oleks siis valgus. On selliseid lahedaid pirne, kus sa saad ise valgust regullida, et siukseid pirne on ülinais saada tegelikult. Ma olen ise endale ostnud, aga kui neid saaks niisama, sa paned, ma ei tea, mingisuguse öökapi peale või mis iganes, sa saad kasutada seda pirni kui tavalist lampi a la soe valge valgus või külm valge valgus on ju. Aga sa saad ka panna endale mingi cozy oranži näiteks siis teise toanurka lillat värve on ju, siis sul on siuke mingi kanjoni vibe. Need siin olid praegu minu jõulukingi soovitused, need üldiselt ei ole eriti kallid ka. Isegi neid valguseid on mingi prismades ja nii, prismas ja rimis ja nii edasi, et neid ei ole ka eriti keeruline saada. Aga ma annan nüüd teatepulga üle, kuulake, mis nende soovitused on. Minu kategooriaks on siis 3 asja, mida kinkida oma tüdruksõbrale jõuludeks. Ja ma mõtlesin, et need kingitused võiksid olla 3 erinevast kategooriast. Ja esimeseks kategooriaks valisin ma siis riided või riideesemed. Ja minu arvates olekski mega nunnu kinkida oma tüdruksõbrale näiteks mingisugune ilus armas kampsun või siis näiteks mingisugused armsad sussikesed või siis mida mina isiklikult väga tahaksin, oleks näiteks matchiv jõulupidžaama, et see oleks nagu mega tore, kui Ralf kingiks meile matchivad pidžaamad, mida saaks jõuludel kanda. Teine kategooria, mis ma mõtlesin, võiks olla midagi seotud siis näiteks ilutoodetega. Et olgu selleks siis mingisugune parfüüm, aga kui parfüüm on pigem siuke kallim, siis näiteks mingisugune huuleläige või kehakreem või mingisugune, näiteks mina isiklikult olen praegu oma juuste kasvatamise teekonnal, et siis näiteks mulle võiks vabalt kinkida mingit juuksemaski või juuksevitamiine, juukseseerumid, mis iganes juukseõlisid, minu arust jällegi vägagi praktiline kingitus ja siuke asi, millest saab rõõmu tunda. Ja kolmas kategooria võiks olla siis midagi kodu jaoks, sisustusest midagi. Et ma isiklikult avastasin hiljuti, et mul ei ole näiteks mitte ühtegi lõhnaküünalt. Ma mõtlen küll, et tegelikult nagu lõhnaküünal on üks kõige basikumaid asju, mida üldiselt kingitakse jõuludeks või sünnipäevaks või mis iganes. Mul isiklikult ei ole ühtegi lõhnaküünalt, nii et mulle võib vabalt kinkida mingeid lõhnaküünlaid. Või siis näiteks, mis veel koju oleks nunnu. Kui inimestele näiteks vanni mingisugused vannipallid, vannisoolad, vanni mis iganes asjad, jällegi nagu mega nunnu siuke, et sul tüdruk saabki teha mingisuguse self-care, mingisuguse õhtu, kus sa teed mõnusa vanni või siis näiteks mingisuguseid näomaske või asju. Oota, see läheb juba jälle selle teise kategooria alla. Või siis pleed. Mega nunnu, mingi pehmekarvane, mingi pleed, tekikene, ma arvan, et kes see tüdruk selle ikka ära ütleks. Need oleksid siis minu 3 kingi ideed, mis loodetavasti meeldivad ka teistele tüdrukutele peale minu. Tere!
otseülekanne Ralfi õe juurde. Kui sa mõtled, mida kinkida oma õele jõuludeks, siis mul on sulle 3 mõtet. Esiteks, midagi, mida sa oled ise teinud, olgu selleks siis küünlad, ma ei tea, kas või võtta tavaline savipott ja maali selle peale midagi, meisterda käevõrusid, ükskõik mida. Kui sa oled selle ise teinud, siis ma arvan, et see on väga äge ja personaalne kingitus ja su õele kindlasti meeldib see. Teiseks, kõiksugu näomaskid, täiega lemmikud. Ma arvan, et sellega ei saa väga nagu mööda panna. Ja kolmandaks, ma arvan, et asjade asemel on kõige ägedam kinkida koos oldud aega. Seega minge oma õe või vennaga või kogu perega midagi ägedat tegema. Maalima midagi või lihtsalt loodusesse, ükskõik teatrisse, mis iganes. See on kõige ägedam kink, ma arvan. Kui sa mõtled, mida osta oma sõbrannale jõuludeks, siis esimeseks ideeks minu poolt oleks see, et sa ostad ühe korvikese, kuhu sisse sa paned siis näiteks mingi jõulutassi, mingid soojad sokid, šokolaadi, tema lemmikkommid, mingid juukseklambrid, kõik sellised asjad ja teed ühe jõulukorvikese sellest kokku. Siis teiseks ideeks oleks see, et sa ostad näiteks mingi sussid või võid samamoodi seda karbivormil teha ja paned sinna sisse kas mingi dušikeeli, šampooni, siis mingi kehakoori ja huulepalsamid, näomaskid, kõik sellised asjad ja samamoodi on pakk olemas. Ja kolmandaks ideeks oleks see, et kui su sõbrannale näiteks meeldivad meigiasjad, siis näiteks mingi kallima brändi huuleläige, huulepulk või siis mingid laovärmid, et oleneb, mida talle rohkem meeldib kasutada ja ma arvan, et iga sõbranna oleks selle üle ka õnnelik. No nii raisk. Minu arust võiks osta sportlikule sõbrale. Kui ma oleksin sportlik sõber, mida ma tahaks? Ma tahaksin endale näiteks, oleneb muidugi spordialast, mis su sõber teeb, aga mingi õng, kui ta tegeleb kalastamisega, landid, kui ta tegeleb jõusaaliga, siis mingid pulbrid, kreatiinid, proteiinid, kuradi masseerimisrullid. Kõik oleneb sellest spordialast, mis sõber teeb, aga venitusasjad, jalkasõbrale võid anda jalgpallipalli, ta lemmikumängija särgi. See ei pea päris olema, ma arvan. Shakerid. Kui mina tahaks mingit kingitust, siis ma tahaks kas uut õnge, kalastustarbeid, mingid juuksipulbreid, lemmikumängija särki jalkas kindlalt. See läheb ka teistele spordialadele. Ma ei tea, jääoki, kui mõni lollakas vaatab jääokit. Ja, minu poolt kõik. Mina ootan oma sõbrad jõuludeks Lego Minecrafti komplekti. Seda on tore kokku panna. See saab panna riiulile seisma ja vaatad, aga ilus, tore vaadata ja kogu tolmu. Neid saab igalt poolt soetada, enamasti mänguasjapoed. Teine asi, mis ma ootan oma sõbrad jõuludeks, on uus hiirematt. Vana on väga kulunud. Hiirematt võiks olla üle laua ulatuv. Neid saab igast arvuti juppide ja asjade poest. Ma ei tea, arvutitark, Euronix, klikk igalt poolt. Kas või Hiinas saab teenida. Kolmas asi, mida ma ootan, ma nüüd mõtlen. Uus klaviatuur kuradi arvutile, sest et vana on ka nupud nüüd kulunud. Samuti igast arvutijubijate poest saab osta seda klikk, Euronix, arvutitark, igalt poolt üksikust. Ma ei tea, tahaks midagi, mis ei ole nii vali, mis on siuke hea mõnus katsuda ja kõik. Mida võiks kinkida oma tüdruksõbrale või sõbrannale jõuludeks? Esimese variandina ma tooksin kohe välja lõhnaõlid. Aga mitte siis need õiged, ma ei tea, Versacide ja Guccide ja Muccide omad, vaid siuke lehekülg on nagu Pariisi parfüümid, kus saab originaalbrändide lõhnu tellida soodsama hinna eest ja näiteks see 30 milliliitrit pudel maksabki siis ainult 8 eurot, et kui ei tea, mis lõhn sobib või et tahakski nagu katsetada erinevaid, siis see on hea alternatiiv tellida odavalt lõhnaõli. Ja need on reaalselt ülihea püsivusega ja täpselt samad nagu on siis originaalid, et nagu üks-ühel on järgi tehtud. Võib-olla midagi lostlikumat, igas mängupoes ka. Apollo, rahvaraamat, igalt poolt leiab erinevaid seltskonnamänge, ka on erinevas hinnaklassis ja hea lihtne viis, mida kinkida jõuludeks. Ta saab siis mängida mitmekesi, saab suure seltskonnaga, et see on kindlasti üks
hea variant. Mida ka ise tahaks. Veel üks kingiidee oleks siis selline nominationi käevõru. Kui näiteks ei ole seda, siis saabki alguses osta lihtsalt selle baasketi ja näiteks ühe lüli siis juurde. Aga kui näiteks su tüdruksõbral või sõbrannal juba on see kett, siis saab siia täienduseks alati osta juurde neid lülisid. Et need on ka erinevas hinnaklassis. Kõige odavam vist ongi mingi 18 või 20 eurot. Et siis see on ka väga hea viis, kuidas oma sõbrannat või tüdruksõpra jõuludel üllatada. Ja siis viimaseks või eelviimaseks pakuksin ma välja näiteks, kui tegemist on jõuksisõbraga, siis ma ostaksin talle erinevaid proteiine, kreatiini, ma ei tea, mingid shakerid, erinevaid jõusaalitarvikuid, mingid kindad või kas või spordiriideid. See valdkond oleks üsna suur. Kui su sõbranna või tüdruksõber on nokitseja tüüpi, siis on sellised ägedad pildikesed olemas, et see on kristallidega versioon, aga on ka näiteks värvimise variant, et saab siis neid kristalle siia liimida ja siis saab terve selle pildi kokku. Või siis, et värvid, et on erinevad värvid ja siis värvid neid lünkasid siin. Et see on ka päris siuke tore ja soodne viis ka, jääb vist alla mingi 10 eurini, et jah, see on kõik. Kuulsin, et teil on vaja kingiideid. Mul mõned seal tagataskust on võtta. Esiteks siis näiteks meestele mingisugused raseerimis- või siis näohooldustarbed. Kui teil on nagu ka siuke vähekarvasem nägu kui mul, siis seda peab ka nagu vahepeal korras hoidma. Pole nagu halb idee midagi kinkida. Kui teile meeldib mängida mänge, arvutimänge, konsoolimänge, siis kõiki neid tuleb loomulikult mängida kas siis hiire, puldi või klaviatuuriga. Hästi palju odavat valikut on ka olemas, ei pea ostma mingisuguseid üüberkalleid SteelSeries 100-euroseid klaviatuure, et lõppude lõpuks sinust teeb hea mängija sina ise, mitte sinu tehnika. Näiteks on olemas siuke huvitav lauamäng nagu Codenames. Codenamesi saab siis mängida mitmekesi. See on siuke meeskonnamäng ja on ka võimalik mängida üksinda siis teise inimese vastu, et tekitab väga palju mänguelevust. Kindlasti vaadake. Minu isiklikud lemmikud on näiteks riided, hästi palju läheb sokke, head Nike sokid kuluvad alati ära, aluspesu, lihtsad dressid nagu praegu mul seljas igapäevaseks kandmiseks. Kui teile meeldib sporti teha, siis vahetevahel on hea ka lõõgastuda ja minu isiklik lemmik oleks siis jõuludeks või mis iganes ajal tegelikult võib seda teha. Selleks oleks siis üks massaažisessioon, mis on väga hea üldse kehale ja kõigele. Üks hea kingiidee on ka loomadele, ka neile võib kinkida, ei pea just alati inimestele, võib ka nende siis koduloomadele kinkida, igast mänguasjad ja kõik tarbed, mis on vajalikud siis. Loodan, et meeldis.